siis veel kord üle, et täna vestlevad siin Monika Kallas-Anton, kes on SEB juhatuse liige, siis on Linnar Viik, IT-ettevõtja, kunstikoguja ja Poko popkunstimuuseumi asutaja ja Reigo Kuivjõgi, kes on kunstikoguja, Art and Tonic galerii asutaja, oksjonipidaja ja Eesti Kunstimuuseumi nõukogu liige. Ja mina olen Kadri Tähiste, igapäevaselt juhin Kunstiasutuste Liitu, aga puutun kokku ka kunstituru teemadega siis läbi oma teiste ettevõtmiste, ehk olen kunstimessi Fototallinna tegevjuht ja koos Lilian Hiiop-Küttisega kunstinõustamisettevõtte LL1 asutajaid. Aga tänane vestlus hõlmab meil päris mitut teemat. Seepärast ütlen kohe ette ära, et mõned küsimuste sissejuhatused on võib-olla tavapärasest pikemad, aga eesmärk on siis see, et jõuaksime kõik nii kuulajate kui ka rääkijatena samale lainele. Ja ma alustaks vestlusringi tegelikult enam-vähem sealt, kus eelmine rääkija Heleri Tasane lõpetas, ehk siis loomemajandusest. Minu meelest loomemajandus on Eestis olnud alati selline väga kirgiküttav teema. On inimesi, kellel tekib seda sõna kuuldes allergiline reaktsioon, on rahanduse eest vastutavaid poliitikuid, kes ütlevad, et unustage ära kultuur ja majandus samas lauses, need ei käi üldse kokku. Aga samas, teisipidi jälle, majanduslik mõju on ju loomemajandusettevõtetel olemas. Et loomemajanduse ettevõtted viimase Kantar Emori uuringu järgi moodustavad 8,8% Eesti kõigist ettevõtetest. Seal on hõivatud 3,8% kogu töötavast elanikkonnast ja loomemajanduse sektor moodustas 2,3% SKP-st 2023. aastal. Kuidas teie neid numbreid vaatate ja kuidas te sellesse loomemajanduse mõistesse suhtlete? Reigo, palun. Mul on selline hea taust, et ma olen oma minevikus juhtinud 5 aastat Tartu loomemajanduskeskust ehk tegelikult pidanud kogu aeg nende alustavate loomeinimeste ettevõtjateks suunamisega tegelema. Ja ma täitsa tean ja tajun sellest ajast ka, et mingisugusel portsul inimestel ennekõike bürokraatide digijuhtidel ongi vastumeelsus selle termini osas ja minu meelest ka see võib-olla ei pruugi olla kõige nagu õnnestunud termin, aga ütleme, loomemajandusega üldse loovusest tekkinud majandusliku väärtuse hindamisel ollakse üsna nagu pimedad ja natuke isegi juhmid, sest meil majanduse all mõeldakse alati kas suurt töötlevat tööstust, raske tööstust, teede ehitust või midagi suurt ja pirakat, mida sa nagu näed ja tajud, et kus kohas see nagu majanduse raha liigub. Aga isegi kõikides nendes teistes valdkondades ei pääse kunagi nagu ilma loovuseta lihtsalt seda endale mõtestades või ka ühiskondlikult laiali lahti seletades on selle nimel tehtud üsna nagu vähe tööd, et kui vaadata kas või siin, et Linnar ketsid või kelle iganes teie rõivad või toolid või taburetid rääkimata kunstist või ornamentidest, laes või lambid või muud asjad, need omavad kõik sellist sisendit, et keegi loova mõtlemisega inimene on selle tootmisprotsessis nagu hästi suure panuse juurde pannud. Ehk isegi nagu liiklusmärgid, foorid, maantee ehitus on kõik otsapidi nagu loovuses kinni. Lihtsalt meil on see kuvand, mis on natuke nagu nõukogude ajast pärit jälle, kuna just nagu kunsti müümine ja vahendamine oli tollal keelatud, ehk see oli nagu spekulatiivne tegevus. Ja seetõttu elasid ka kunstnikud võib-olla natuke nagu viletsamad, just need kunstnikud, kes ei tahtnud tollasele võimule väga pugeda, siis sealt on pärit taoline kuvand, et see kunstnik ta peabki olema kuidagi nagu kehvik või nälgiv või viletsas elujärjes ja selle tõttu on ka kogu see mõjutatud ka tänane selline loomemajanduse nagu olemus, et see on midagi, mida nagu need kahtlased villasesse rõivastunud inimesed käivad nõudmas, et anname nende nii vähe, et nad elus jääksid ja väga palju ei küsiks, et see kuvand loovatest inimestest kui üsna nagu tüütust osast meie ühiskonnast on täna säilinud suuresti sellest ajast. Küll aga see panus, mida nad nagu majandus üldse panevad, on väga nagu suur, kehv on lihtsalt see, et seda on väga vähe kaardistatud ja veel kehvem on võib-olla see, et kui riik või siis nagu meie ühiskondliku kogukonna juht ja meie väikses sfääris siin pole ise väga täpselt pannud nagu märksõna või eesmärk, mida ta nagu kultuurilt tahab.
kui ta seda rohkem suudaks ära määratleda, siis küllap suudetakse selle järgi ka vastavalt nagu toimetada, aga näiteks selle loomemajanduse ja üldmajanduse võrdlustest paar sellist asja, et sa tõid välja, et kui palju SKP-st on ja SKP-st põhimõtteliselt loomemajandusega sama suur on põllumajandus. Ja põllumajandus nagu saavad kõik aru, et ütleme, kui me põllumajanduse ära kaotame või anname põllumajandusele vähem, siis meil põhimõtteliselt võib valitseda näljaoht või ütleme eksistentsikriis. Ja tegelikult on see sama asi ka loovus, et kui sa võtad nagu loovuse ühiskonnast ära, siis põhimõtteliselt tulemus võib olla sama. Ta on selline nagu nähtamata nagu mesilased, kui sa mesilased kaotad ära kogu ökosüsteemi, siis tõenäoliselt poole aasta pärast kukub see inimõnd ka kokku. Et lihtsalt tema nagu suureks rääkimise või argumenteerimise osas peab eeskuju ka riiki, ehk siis riigi juhtimine väga-väga tugevalt näitama, sest tema väärtus ikkagi ühiskonnas on kordades, nii palju kordades suurem, kui seda täna üldse tajutakse. Ja ma ei näe üldse nagu kunstist, maalikunstist, vaid mis iganes kõikides kultuurivaldkondades. Ja seal on tehtud ka, mida vastu ma ise olen püüdnud üsna palju nagu võidelda, küll mitte avalikult natuke enda sees või taolistel puhkudel, kui mind kuhugi räägima kutsutud. Et üldse kunstil ja kultuuril on siiamaani pisut selline nii-öelda elitaarne väike juures. Et väga palju räägitakse nagu kõrgkultuurist. Et toetame kõrgkultuuri, see on see, mis paistab silma ja mis võib-olla toob meil uhkust ja kuulsust, aga ma isegi ei saa aru, mis see kõrgkultuur on. Kas see kõrgkultuur on see, mis müüb juba hästi? Et kas Arvo Pärt, ma üldse ühelegi loojale nagu halva tahtmata tehes. Või kõrgkultuur on kellegi poolt ära hinnastatud, et ta on nagu tasemeliselt nagu ülemam kui teised, et justki sellest nagu kultuuri astmestamises on tehtud ka väga suur nagu viga, et justki mingisugune osa kultuurist on nagu üsna kehv, vilets ja nagunii on seal igasuguses disainis ja muus asjas väga suur nagu subjektiivsuse osakaal, aga ikkagi suur osa võib-olla nendest, kes meid ühiskonda juhivad, määravad ka seda, et vaata, et see osa nagu kultuurist või kunstist on tegelikult kehv. Ärme sinna raha paneme, aga selle nende hinnang, selle kehva ja hea skaala baseerubki lihtsalt nagu nende enda sisemisel maitsel ja suva, mis tihti ei pruugi olla nagu väga õige ja õiglane ja üldse tulevikku vaatab. Aitäh. Linnar, Moonika, soovite täiendada? Siin on paar teemat, millele tahaks kohe nagu kaasa haakida. Üks on selline nõukogude perioodil toimunud selline tühistamisprotsess, millest mina olen välja lugenud enda jaoks seda, et meil on erinevates kultuurivaldkondades, näiteks kirjanduses ja muusikas seda lühist või katkestust ei olnud, kunstis oli. Ja alates sellest, et kui Eurovisiooni laul võitis eelmisel õhtul aastal 73, siis Heldor Karno kirjutas talle öösel sõnad, Kustas Kikerpuu tegi talle seade, Heidi Tamme laulis vastu hommikut sisse, hommikul juba oli see eetris. Okei, autoritasusid ei makstud ja mitte midagi sellist, aga vähemalt sellist kultuurikatkestust muusikas või kirjanduses ei olnud. Meil oli Loomingu raamatukogu tõlkis Sirkeli poolt Kafkat ja kõik võimalikke muid asju ka 70 aastatel. See oli vapustav. Kunstis oli veel totaalne katkestus, seda ma näen ka praegusel hetkel ühe oma missioonina, seda katkestust tagasi teenid, tuues maailmakunsti muuseumi Tallinnasse, kuigi vaatamata sellele kõigele on maailmakunstil, meie Pohko saab 3 aastat vanaks, meie näitustel, mida me oleme korraldanud, on käinud 500 000 inimest. Nendest 500 000 piletiga inimesest on 400 000 välismaalt. Eks on puhas kultuurieksport, nad on kõrge kulutamismääraga inimesed, mitte ainult piletihind, vaid käibemaks jääb kõik Eestisse ja see on üks asi, millele ma olen püüdnud vastupidist tõetada. Alati öeldakse, et kultuurivaldkonna investeeringu tootlus on madal ja pikaajaline ja tuleb keskenduda tema selle pikaajalisele mõjule. Minu väide on see, et ka kultuurivaldkonnas on võimalik ja puhulgas siis ka muuseumi tegevuses või muuseumina korraldades ka kunsti esitades on võimalik investeeringu tootlus tuua allapoole 10 aastast juba 3 või 5 aastasesse perioodi ja seda on ka oluline vaadata. Kui loomemajandus tekitab kellegi sõnana allergiat, siis probleem ei ole mitte selles sõnas, vaid selles, kuidas me seda mõistame, see tähendusväli tuleb ühendada. Ja võib-olla kõige lõpuks seesama, et kas kultuur on osa majandusest või mitte, loomulikult on. Ehk tsiteerides võib-olla Hasso Krulli küünilist seisukohta, et kui meil on peavari olemas ja kõht on enam-vähem täis, siis kõik see, mis üle jääb,
ja see kõik ülejäänud, millega me tegeleme, kui me oleme ellu jäänud ja enam-vähem turvaliselt magada saanud ja midagi süüa saanud, siis kõik see ülejäänud, millega me tegeleme, ongi kultuur. Ja see kultuur on kogu ühiskonda läbi ja lahutamatult seotud sellega, mida me nimetame majanduseks. Ehk ma arvan, et see koht tuleb kätte võidelda ja mitte distantseerida. Kõige halvem on olukord see, kui inimesed kultuuri erinevates väljendusvaldkondades distantseerivad ennast majandusele ja ütlevad, et me oleme midagi erilist, me oleme eraldiseisvad. Kuid sama asja võib rääkida ka hariduse, tervishoiu või looduskaitse kohta, öeldes seda, et see ei ole osa majandusest, see on midagi eraldiseisvat, iseseisvat ja me vajame hoopis teistsugust meetrikat enda ümber. Ei, pigem tuleb ennast nagu kõnetama panna samasuguses arusaamises ja see on ka viis, kuidas tegelikult on võimalik tõestada vastupidist, et kultuur ei ole midagi eraldiseisvat ja iseseisvat kuskil, mida tuleb vaadelda muu süsteemist lahus, vaid on integreeritud ja lahutamata selleks, milleks me oleme olemas. Investeeringu tootlus on üks asi, mis on rahaline number, aga kultuur annab tähenduse ja mõtte üldse olemas olla, miks me siin Eestis oleme ja miks inimesed mõtlevad Eesti peale kui riigi peale, seda loob meile kultuur iga päev. Jaa, siin on raske lisada, aga võib-olla minu taust on ka tegelikult ökonomeetria ja ma ütlen, et kõigele saab numbri külge panna. Ja et kui suur või väike on loomemajanduse osakaal, ma olen siin nõus tegelikult nii Reigo kui Linnariga, et tegelikult see nõuab natukene visiooni, et see debatt mulle natuke meenutab mõned head aastad tagasi Eesti e-residentsusprogramm tegelikult jõudis sinna, et oleks vaja teada, kui suur on tegelikult Eesti e-residentide selline economic value add või majanduslik lisaväärtus, mida nad loovad. Ja see ei ole ainult otsene väärtus, et siia asutatakse ettevõtteid, neil on mingisugune maksutulu, mis laekub Eestisse, vaid see on palju laiem. Kui palju läbi selle saab näiteks turismtoetust, kui palju saavad erinevad muuseumid, galeriid siia tulnud inimeste näol nende käest raha, mis tegelikult jääb Eestisse ja pannakse Eesti majandusse. Et võib-olla mõnes mõttes on see ka koht loomemajanduse jaoks, et korra läbi mõelda, et kas on võimalik selline suurem ja otsene kui kaudne lisandväärtus tegelikult välja arvutada, et mudelid on olemas, andmed on olemas, et see tegelikult nõuab ainult sellist initsiatiivi ja võib-olla ma ei tea, võib-olla seda on juba tehtud, aga minuni see jõudnud ei ole, et jällegi mõttekohti kõrvutada seda siis nende samade SKP numbritega, et kui palju on tema selline otsene ja kui palju tegelikult on tema kaudne mõju meie majandusele. Just, aitäh, Monika, tõid meid väga kenasti ka järgmise küsimuse juurde, mis tegelikult on otsapidi ikkagi sellega seotud, et ma natukene nüüd ikkagi urgitsen sellel teemal edasi, et see lisandväärtus, et see on tegelikult väga oluline sõna siin, sest et üks asi on tõesti see otsene panus majandusse, et need numbrid, mida mina enne lugesin siin ette, need on siis ikkagi konkreetselt loomemajanduse sektoris registreeritud ettevõtete majandustulemused. Hästi lihtne. Aga teine küsimus on siis tõesti see valdkonna mõju muudele sektoritele ja ka tegelikult riigi kuvandile ja identiteedile. Et kui me räägime rahvusvahelistumisest või rahvusvahelisel väljal tegutsemisest, siis üldiselt siin eristatakse kahte terminit. Üks on eksport, mis ongi see mõõdetav, võtan majandustulemused, numbrid, ja teine on rahvusvahelistumine, mis siis tegelikult tähendab sellist suuremat kuvandi või mõjuloomet. Et kui me toome näite, siis seesama näiteks Arvo Pärdi kontserdi, suurkontsert New Yorgis või Eesti Kunstimuuseumi korraldatud naiskunstnike näitus Pariisi moodsa kunstimuuseumis, justkui Exceli vaatest lihtsalt puhas kulu. Aga tegelikult, eks ole, nendel on nagu mõju ja tulu palju laiem. Samas ongi nõnda, et ma vaatan, et kui me räägime poliitikutega ja siin räägime ka valdkonna huvikaitsjana, et siis sageli neil on väga suur kiusatus jääda selle purki püütava Excelis mõõdetava osa juurde ja öelda, et me panustame ainult nendesse tegevustesse kultuuris, mis vaatame, et me paneme siin 100 ühikut sisse ja siis ta toob 125 pärast tagasi, näiteks, eks ole. Aga teistpidi, mulle tundub, et ikkagi siis see debatt jääb ju palju vaesemaks. Et kui me näeme toetamisväärsena ainult selliseid kultuurinähtusi, mis täiesti lineaarselt tagasi toovad ja neid ka muidugi jagub,
et noh, ometi on ju ka teatav osa sellist mittetulunduslikku kultuuri, nagu ma just tõin paar näidet, mis lihtsalt vajabki lihtsalt sõna otseses mõttes riigi toetust, sest see mõju ja kasu on tõenäoliselt kuskil mujal. Et kuidas teile tundub, et kuidas poliitikutele seda kultuurivaldkonna laiemat mõju selgitada, kas tõesti on mingisuguseid häid mudeleid, mida siin eeskujuks võtta? Ma ei tea praegu peast ühtegi sellist mudelit naksti ette, aga kindlasti oleks kasu kindlasti mitte laiemas arutelus, vaid lihtsalt mitte isegi kultuuriministrile, vaid ka valitsusjuhtidele eesmärkide saavutuste läbi arutamine ja lihtsalt nagu paika panemine, et järgmine kord seda ei muudetaks, sest meil on ju see kultuuriministri amet on tihti see, et kui keegi võidab valimisi, siis on kõige vähem ihaldatav asi, et keegi seda ei taha ja eelarvet tal ka üldse pole ja esimesel vabariigil meil polnudki kultuuriministeeriumit, mul hea sõber Laapin oli nendega, ta oli muidugi käreda ütlemisega vara, ta ütles ka uue vabariigi ajal kogu aeg, et meil polegi tegelikult vaja kultuuriministeeriumit, meil nagu kultuurkapitalist täitsa piisab, et mis jagab raha kultuuri vahele laiali, et miks seda ministeeriumi vaja on. Aga lihtsalt see sama mõtestamine, kui sa just enne ütlesid, et selles kultuuris on üsna palju nagu mõõdetamatut või häguselt mõõdetavat ala, siis ma sellega ei ole nõus. Kõike on mõõta, lihtsalt sa pead mõõtma õigete mõõdikute järgi ja see sama, et kui missuguses perspektiivis me seda kasu ootame, et kui me oleme liiga kärsitud, et me paneme täna näiteks 1 euri kultuuri ja loodame homme või järgmisel aastal sealt saada 1,2 tagasi, siis tõenäoliselt me seame liiga nagu lühikesed mõõdikud, et me peame panema pikema ajaperioodi ja näiteks veel selline asi, mida on üsna vähe arutatud ühiskonnas üldse, et kultuuri ja kunsti mõju näiteks ühiskondliku vaimsele tervisele, et kui palju sa näiteks selle kultuuri kasvatades hoiad kokku näiteks Sotsiaalministeeriumi eelarve realt, kes on täna üldse eelarvelt kõige suurem eelarvega ministeerium ja mis iganes muid taoliseid lähenemisi, et teada on ju see, et kultuuri tarbimisel, kultuuri olemasolul on isegi nagu otseselt mõõdetavad seosed rahva vaimse tervise, füüsilise tervise, kas või abielu lahutuste, kas või järglaste saamise, kas või enesetappude ja teab kas või innovatsiooni nii välja, et kui palju ühiskonnas tekib uusi ideid ja kõik need on ka kuidagi võimalik ikkagi nagu mingisugusel moel ära sõnastada ja eesmärgiliselt numbritesse panna, et ta tegelikult me oleme kinni pisut selles ühelt poolt oskamatuses ja teiselt poolt laiskuses, sellepärast see kultuur on selline valdkond, kui läheb nagu jamaks, siis lükkame selle nagu kuskil nurka, et tegeleme nagu teiste asjadega, mis tegelikult mõneti on nagu ohtlik rada, sest ma saan aru, praegu on nagu kaitseteema on nagu hästi laes ja nagu mõneti õigustatud ka, et kui siit ikkagi maad lastakse, siis pole sul selles kultuuris sooja ja külma, aga teiselt poolt ma vaatan, et kui nüüd ülikähku meie riik suutis leida nagu erakorraliselt kaitsele tuludesse pea 2 miljardit juurde ja kogu meie kaitsestrateegia ongi põhimõtteliselt selles, et me peame hakkama saama 10 päeva kuni 12 nädalat omapäi, et selle aja jooksul peab siis meil suurem abimees kaasa tulema, et kui täna sellist inimestega ühiskonnas ei ole, et kuradi teeme niimoodi, et püüame vastu hakata nagu 12,5 päeva ja selle ülejäänus näiteks mingi 300 miljonit lükkame kultuuri, et hoiame seal nagu kuskil nagu eneseteadvust, eneseuhkust, patriotismi või rahvuslikkust üleval, siis täna selline poliitik tõenäoliselt vilistatakse kiiresti välja, kuigi tegelikult ütleme sellises nii-öelda proportsionaalses argumentatsioonis on tegelikult üsna nagu suur idu sees, sest seal näiteks isegi 300 miljonit näiteks täis juhursik number, sellega annab kultuuris ikka nagu tohutult ära teha, muidugi annab tohutult palju valesid asju teha. Ja Kultuuriministeeriumi eelarve praegu on umbes 360 miljonit, lihtsalt, et siia need proportsioonid juurde tuua. Aga Reigo valimised on aasta aja pärast, praegu täpselt õige hetk enda ideed kirja panna ja nendega välja tulla. Kuidas teistel selle osas mõtted liiguvad?
kultuuri investeeringu tootlus või mõju, rahaline mõju ei ole olnud kunagi lineaarne kuskil maailmas üheski kultuurivaldkonnas, vaid ta on olnud tsükliline. Ja nende tsüklite taga on olnud mingisuguste kultuurinähtuste kontsentreerumine. Olgu selleks olnud, ma ei tea, 70 aastate algus, popmuusika või soul-muusika kontsentratsioon mingisuguses piirkonnas, võib-olla hulk muid näiteid, võib-olla avangardismi tekkimine, eks ole olemas mingid kontsentratsioonihetked ja need teevad pikaajalist mõju. Ja siis nad jäävad kultuuriladestusse sellesse kihti alles ja me peame ära tundma, et mis nende taga on. Nende taga on tihtilugu olnud midagi sellist, mis vahel ka Eestis on olnud mõnedel nähtustel puudunud. Meil on olemas fantastilised muusikavaldkonna produtsendid ja managerid. Ehk meil on interpreedi ja helilooja kohal olemas üks kiht, mida paljudel kirjanikel Eestis ja kunstnikel praegu protsent üldse ei ole. Ehk keegi, kes aitab kaasa sinu kasvule. Mul on meeldiv võimalus teha praegusel hetkel resident kunstnike näitusi välismaa autoritele Boko muuseumis. Ja esimene inimene, kellega ma teen alati koostööd otse kunstnikuga, nad ise kureerivad oma näituseid, see on just nende kuraatori vaba lähenemine, kunstnik ise selles ruumis tahab ennast teostada, aga alati on kaasas üks inimene. Ja selleks on tema mitte galerist, tal on tihtilugu olemas 4-5 galeristi, mõni on Ameerika galerist, mõni on Aasia galerist, mõni keskendub tema Kesk-Euroopa turule, aga tal on alati olemas ka manager. Või ütleme, selline tema arengul kaasas käiv inimene, kes arutab tema loometeed lähimalt aastate jooksul, tema kaasamõtleja. See institutsioon paraku on puudu ja see on tegelikult institutsioon, mida paljudel kunstnikel, ma arvan, ka Eestis oleks vaja, selleks, et mõista seda, milline on tema loometee ja millisesse sellisesse hetkel kontsentreeruvasse, mitte lineaarsesse igal aastal kasvavasse, vaid kontsentreeruvasse voogu see kunstnik paigutub ja kuidas teda paremini positsioneerida. Sest veel kord, kunst nagu ka muusika, nagu kirjandus võimendub tegelikult omalaadse žanris. Me ei kujuta ette seda, et on olemas selline Eurovisioonile läheks mingi elektroonika DJ tipp, kes suudab samal ajal võib-olla maailmas staadioneid välja müüa. Ta teeb oma žanris, oma skeenes seda tööd. Ja samamoodi ma arvan, ka kunstis on oluline see, et ma vaatan neid ägedamaid kunstnikke praegu hetkel, kes maailmas tõusevad. Nad on kõik tegelikult pikaajaliselt teinud tööd just oma skeene kunstnikega kaasa kõneledes ja selle sees välja paistes. Võib-olla üks asi numbritest, mida ma olen Reigo tehtud noore kunsti oksjonite peal vaadanud viimase 10 aasta trendi ja see võib tunduda paljudele väga küüniline, aga selline on ka elu tihtilugu, ta ongi lihtsalt väga küüniline. Ja see on noore kunstnike oksjonil müüdud õlimaal Lõuendil ruutmeetri hind. Aastal 2017 oli see umbes 700 eurot ruutmeeter. Noored kunstnikud tihtilugu ei tee ka selliseid mastaapseid, 2x3 meetrit teoseid. Nad teevad ikkagi oma seda 80, 120 või paremal juhul 100, 150 Lõuendile, aga ikkagi võib seda taandada ruutmeetrile. Ja praegusel hetkel, kui ma hakkan seda võrdlema Tallinna ja Tartu uusarenduskorterite ruutmeetri hinna dünaamikaga, siis praegu hetkeks on noorte kunstnike õlimaal Lõuendil ruutmeetri hind kasvanud sellisest 700 eurost umbes 5500 euroni, mis tähendab, et see on peaaegu 10-kordne kasv vähem kui 10 aastaga, mis lõpptulemusena peaks näitama seda, et juhul, kui me teeme ühe lihtsa arvutuse, mitu õlimaali Lõuendil ruutmeetri hinnas üks noor kunstnik, kes on oma loomepuhangus, suudab aasta jooksul teha 10, 15, võib-olla 20, mõned lähevad nässu ja sellel ei ole väga head turgu, aga ikkagi selle tulemus võib näidata seda, et seal on võimalik ühel kunstnikul, võttes maha oma stuudiohinnad ja oma materjalihinnad, teenida omal oksjonituluna, millest muidugi läheb osa haamrihinnaks ja oksjonimajale, aga tal on võimalik teenida 50-60 000 eurot oma maalide müügist. Ja nüüd see on see küüniline arvutus, et kas see trend on nagu heas suunas olnud, siiamaani on olnud ja mind huvitab kõige rohkem see, et kas aastal 2026 me oleme jõudnud välja mingile platoole või suudavad kunstnikud sellest ka läbi murda. Mul on nii hea meel näha, et meil on olemas noored kunstnikud, kes on oksjonitel välja jõudnud maagilise numbrini, 5-kohalise numbrini. Nende teosed lähevad praegu hetkel 10 000 pluss eurot
oksjonil haamri alla ja lõpetavad oma müügitulemuse, mis on väga hea tulemus, see on maagiline number. Jah, see, et vanameistrid kuskil, et meil on olemas 2 inimest, kes on valmis mudiste eest maksma või pakkuma silmad kinni 100 000 hindasid välja, see on anomaalia. Aga see, et trend liigub selles suunas, et ruutmeetri hind jõuab mitte ainult järele, vaid läheb mööda uusarenduskorterite ruutmeetri hinnast, seda vaatavad Rootsi ja Soome kohalikud galeristid ja oksjonipidajad praegu kui Eesti fenomeni. Ja veel üks asi, kunstiturg on nagu, ma olen alati, see on jälle küüline võrdlus, see on nagu käsitööõlu. Ehk 95% õllest müüakse koha peal, kohalikule tarbijale. Tal puudub rahvusvaheline turg. Harvad juhused on need, kui mingisugune pisikene nagu õllevabrik suudab ka Soome või Rootsi saada omale letivinna kuskile kauplusesse. Valdav enamus kunsti müüakse koha peal, mis tähendab tegelikult seda, et tagasisidestus kohalikule kunstile tuleb ka kohaliku kultuuriruumi ja turu kaudu. Ja minu meelest on see praegu hetkel näidanud head trendi. See on kõige parem trend, mida ma olen üldse näinud, ehk siis kunstimüügi ja galeriide ellujäämise ja kunstnikeni jõudva raha hulk kasvab ajas kiiremini kui meie lähiümbruskonnas. Lätis väga halvasti on seis. Lätis võib osta endiselt 500 eurot ruutmeeter, mitte ainult noori kunstnikke, vaid ka riiklike preemiate laureaatide teoseid. Soomes on saabunud teatud kunstnikele juba 10 aastat peaaegu platoo ja Eestis on see trend ikkagi ülespoole minemas. Nii palju numbritest, kuid veel kord, kõige halvem on see, kui me mõõdame alt numbreid. Ja me toetame lineaarselt mingisuguseid projektipõhid asju. See taas toodab ainult ühte asja ja keskpärasust. Projekti rahastamise kaudu me toodame keskpärasust ja me ei märka tegelikult geniaalsust ja tippe ja geniaalsus ja tipud jõuavad tegelikult maailma välja, mitte projekti rahastuse kaudu, vaid väga palju just erainitsiatiivdel toetatud projektide rahastusest. See on kõige olulisem veel juurde tuua, et kunstnikud vajavad ja kultuurilised vajavad enda ümber seda produktsioonikihti, kes aitab nendel karjääris edasi liikuda, nende tegevust ka majanduslikult mõtestada ja tuua midagi juurde väljaspool sellise riikliku rahastuse ja kultuurikapitali kihte, see on kõige olulisem. Just, et võib-olla siit see üks sõnum ongi see, et oleme selline tõusev valdkond, millega seostavad ennast väga paljud ägedad inimesed ja siis võib-olla poliitikud tunnevad ka, et tahavad ka olla sellest kasvust osa või öelda, et näe, mina aitasin ka kaasa, et see on võib-olla üks selline hea mõttemall, mida tasuks kaasa võtta nüüd, kui hakkame enne valimisi poliitikutega kunstipoliitikast rääkima. Monika, kas sina tahad ka täiendada? Täielikult nõus sellega, mis toimub noorte kunstnike oktsionil. Hinnad on isegi pankurile juba kätte saamatud. Aga mis ma tahtsin korra öelda võib-olla sellise laiema mõju suhtes, et ma olen hästi nõus Reigoga, et tegelikult sa saad kõigele panna numbrilise indikaatori külge, et anda mingisugune mõõde. On väga palju uuringuid tehtud ilmselt nii vaimse tervise kui kunsti omavahelisest korrelatsioonist on tehtud väga palju uuringuid laiemast brändikujundusest, selle kõik saab taandada mingile majandusindikaatorile ja selle sama kordaja siis välja arvutada ja tegelikult selle mõju kaudse välja tuua. Ja võib-olla üks mõte, mis mul juurde tekkis Linnarit kuulates, on see sama, kuidas meie noored ja tegelikult ka olemasolevad kunstnikud tegelikult sellest nii-öelda majandus- ja erasektori toetustest võib-olla rohkem suudaksid välja võtta, on see, kui nad ka ise oleksid teadlikumad. Mina tulen majandusest, rahandusest, pangandusest, see on minu taust, see on minu igapäevatöö. Aga kui ma olen laiemalt vaadanud näiteks meie koostööd ülikoolidega, me teeme väga hea meelega koostööd TalTechiga, Tartu Ülikooliga ja kui ma küsisin, aga miks me ei tee EKA-ga koostööd, siis mulle öeldi niimoodi juhatuse laua taga, et kunstnikud ju, siin jaa, aga iga kunstnik on omamoodi ettevõtja ja tegelikult kui me viiksime nendeni palju rohkem sellist majanduse, ettevõtluse algteadmist, kuivõrd palju efektiivsemad võib-olla nad oleksid ise tulevikus oma tööde ja tegevustega majandamisel. Ilmselt on siin ka teine koolkond, istusin ühel
kultuurisõprade õhtusöögil. SEB toetab väga palju tegelikult kultuuri ja oli sama diskussioon laua taga ja siis mulle ütles üks, ma ei hakka ütlema, mis sektorist, kultuuriinimene niimoodi väga huvitavalt, et mina küll ei ole nõus sellega, et kunstnik on ettevõtja, et see ju alandab selle kunsti väärtust ja ma nagu tundsin, et ma ei tea, minu jaoks ei alanda. Mulle meeldiks, kui meie noored kunstnikud oleksid tugevamad. Väga hea mõte, saan ise öelda vähemalt, et isiklikult annan paar senti sellesse, et õpetan EKA-s magistris loomeettevõtlust, aga tõsi, olgem ausad, et see oli ka selline stretch, et alguses see laine nimi oli hoopis elu pärast EKA-t või midagi sellist abstraktset, aga võtsime natukene julgema lähenemise ja teine asi, mis mulle sinu annab lootust, et elu pärast EKA-t. Ja teistpidi mulle meenus, mis võib-olla võiks ka SEB juhatuse laua taga kõlada või mujal, et ühe teise seminari raames, mida ma EKA-s annan, kutsusin rääkima Peeter Koppeli ja siis tema vaatas ringi ja ütles, et kas te saate aru, et te olete kõige tähtsamas Eesti ülikoolis, sest et siin luuakse innovatsiooni ja see on tegelikult seesama, mida Heleri ju ka enne rääkis, et see, kes suudab innovaatiliselt mõelda, see on tuleviku vaates edukas, nii et loodame, et siis SEB ikkagi ka EKA-ga koostööd teeb, aga tegelikult me oleme tüürinud meie järgmise teemaploki juurde, et tahakski rääkida natukene lähemalt kunsti kogumisest, sest kuigi jah, poliitilisel ja kultuuripoliitilisel tasandil kunstiga seotud muresid kindlasti jagub, siis laiemas pildis teeb rõõmu see, et kunsti kogumine on tegelikult muutumas populaarsemaks, suuresti ka tänu Reigo tööle, aga ka meie teistele galeristidele ja oksjonimajadele. Aga mida teie arvates üks kunstikogu üldse inimesest või ettevõttest räägib ja milline on erakogude roll laiemas kunsti ökosüsteemis, sest mul on niisugune tunne, et me oleme viimasel ajal muutunud natuke avatumaks selle mõtte suhtes ka, et tegelikult ka kunsti ökosüsteem laiemas mõttes ikkagi hõlmab neid erakogusid ja mõned erakogud on ju ka avatud näoga inimeste poole. Vaata näiteks Linnari suunas, aga ka Reigo. Et mis mõtted teil tekivad, et miks kunstikogu on tähtis ja mida ta sellest inimesest või ettevõttest kõneleb? Eks selle kunsti kogumine on täna ta üldse kirjelduselt hästi populaarseks täinud ja minu mõelest seal on pisut sellist nagu tarbetut kõrkust sees isegi, et ma ise ennast hea meelega kunstikogu aeg see nimetagi, et mul lihtsalt on meeldinud kunst, mida ma ostsin, siis meeldis järgmine töö, mida ma ostsin, ja niimoodi on ta tekkinud, et ma nüüd kuidagi kogu ei oleks ja süsteemselt tegeleksin oma koguga, et see peaks vastama mingisugusele muule kriteeriumile peale minu enda maitse, siis sellega küll ei tegele. Aga kunsti kogumisel on hästi palju argumente ja suur osa on neist ka sellest, et lihtsalt muuta enda eksisteerivad kohad, et tuua enda mainele või selle ühiskonnas mingisugused tasemel mainele juurde sellist kuidagi siis kultuuriteadlikku ja intelligentsemat kohad, mis on üleilmaga üsna nagu levinud lähenemine, miks mõned inimesed teadlikult hakkavad teatud eluetapis kunsti ostma, lihtsalt enda nagu kuvandi muutmine, aga on see kunsti kogumine või nagu Eero siin enne pidas loengut, ta nimetas neid kunsti omajateks. Ma ise pean ka tegelikult ennast kunsti omajateks. Et palju olulisem on see, et neid kunsti omajaid oleks rohkem. Et ma olen üsna paljudes avalikes sõnavõttudes juhindunud sellise konjunktuuriameti mõnes tagusele statistikale, et Eestis meil on umbkaudu 10%, võib-olla natuke rohkem kui palju kodudes, majapidamistes on seinas originaalkunsti, mis on tegelikult hirmus vähe, sest Rootsis on see 85%. Ehk lihtsalt selline omamise hulk ühiskonnas meil peab minema suuremaks, seal on jälle sees muidugi see nõukaaegse katkestuse asi ja muu asi ja selle koha pealt kindlasti võib-olla see kunsti kogumine või ka kogude avalik eksponeerimine aitab seda kaasa. Ja aga kindlasti peab olema ka rohkem selliseid kunsti soetamise võimalusi, millest üks ongi, kas või see noortekunsti asi, mida ja galeriid ja muud asjad üldiselt, et lihtsalt see kunsti kogumisest palju olulisemaks pean mina kunsti omamist, sest nagu me enne ka rääkisime, et ütleme see põlvkond, kes on kasvanud üles juba maaliga enda koduseinas, väga kõrge tõenäosusega ostab enda koju ka kindlasti esimeste seas enda maali, sest ta
pole harjunud ilma esteetikata nagu eksisteerima, see on temale nagu kodust kaasa antud natuke sisse kasvatatud harjumus, mis on tegelikult väga hea harjumus, mis ühiskondlikult teeb nagu ühiskonda tervemaks, õnnelikumaks ja targemaks ja nutikamaks. Ja pisut natukene enne ette ka rääkides selleks, et miks ühelt poolt kogumine annab eeskuju, aga teiselt poolt on see, kui oluline ikkagi on see galeristide sfäär kunsti levitamisel, sest te küll ütlesite, et kunstnik on ettevõtja, ma päris sellega nõus ei ole, et ta saab küll tulu, aga nii palju, kui mina olen nende kunstnikega läbi käinud, nendel ei ole seda ettevõtlikku meelt ja sa ei saa seda eeldada, sellepärast nendel on tugevus kusagil mujal. Ja tihti ütleme, väga loovad inimesed on väga numbrikauged inimesed ja seda me ei saagi eeldada, et nendel on see projekti kirjutamise oskus või finantsstabiilsuse tagamine on nendel tugev, et seda tihti neil ei ole. Aga sellepärast neil ongi vaja taolist kihti nagu vanakere kaasamõtlejaid, toetajaid, ostjaid, metseene juurde või vahendajaid, et kogu see asi toimiks nagu Linnar siin enne rääkis seda nii-öelda kunsti ja kultuuri tsüklilisusest, tsükkel saab nagu tekkida või kasvada enda nagu tippu, siis kui see pind entusiaste on seal samas hästi tugevalt olemas, kui sul muusikal on plaadistajad, muidugi interpreedid, festivali korraldajad ja muud kontsertipaikade või väikekontserti pakkujad, ainult siis saab see tsüklilisus tekkida ülesse. Et kui seal midagi puudu jääb, siis ta jääb nagu katki poole pealt ja hästi kehv on see, kui sul justkui on see nagu kogu säde on olemas, mis tegelikult on hästi harv ja haruldane asi. Miks see meil 100 aastat tagasi oli Pariis, oli kunstimetropol, täna ta ei ole nii väga. Ongi see, et mingi hetk ta nagu kadus ära sealt. Et seda tuld, sa ei oska sihtida täpselt, aga kui ta on tekkimas, siis kindlasti tuleb nagu kogu panus panna sellele, et ta ära ei hääbuks. Ja mul hea sõber Kiva, kunagi, kui ta sai kunstniku palga, siis ütles ka avalikult selle kohta, millega ma üsna olen nõus, mitte et seda kunstnikelt raha ära võtta, vaid kuidagi teistmoodi seda mõtestada, sest tema ütles, et kui oleks selline võimalus, hea meelega annaks oma kunstniku palga nagu galeristi palgaks, sest tema saab nagu kunstniku palgaga nüüd 3 aastat luua kunsti. Selle 3 aastaga ta on siis kõik stuudiod ja seinad ja koduseinad kunsti täis, aga edasi seda nagu leiva peal ei määri, et ütleme, keegi, kes seda suudaks nagu ära realiseerida ei ole, sest ta ise tegelikult kunstnik ei ole hea müügimees. Esiteks, ta üsna tihti juba täitsa loomupäraselt kuidagi alahindab ja alaväärtustab enda väljund kunstiloomet. Nii, teiste mõtted? Kõigepealt erakoguja saab võtta riske, mida institutsionaalsed kollektsionäärid ei saa teha, et see on nagu üks selge asi. Erakogujal on ikkagi, ma eeldan, valdavas enamus, keda mina ka tunnen, on eristumine selles just institutsionaalsetest kogudest see, et neil on olemas mingisugune fookus, tunnen mõnda Norra perekonda, Saksa perekondi, Ameerika, Inglismaal, Šveitsi mõnda perekonda, ka Soome perekondi, kellel on märkimisväärsed kogud ja kellel on olemas kogul selgelt fookus. Ja need on balansis, nad ei ole mitte emotsionaalsed ostud, aga nad ei ole ka Exceli ostud, vaid see on tasakaal selle vahel, kus on mingisugune tervik, mingi teekond ja selles teekonnas on mingisugune alguspunkt olemas, mis võib olla väga paljudel lääne perekondadel seotud pärandiga või perekonnas juba varem olnud teostega ja sealt on üles ehitatud järgmist asja. Minna Stockholmi SEB kontorisse, siis see on maailma tasemel kunstikeskkond, mitte on see vana kontor, see sadama lähedal, vaid ka uus kontor, kõik on tegelikult märgid sellest, kuidas tegelikult taustalt siis võib öelda üks perekond on otsustanud mingisugust teekonda alustada ja jätkab seda siiamaani. Mina olen kapi kollektsionäär, ehk teisisõnu, kui öeldakse seda, et kui sa viitsid sellele, et tegelikult sa tõstad oma prestiisi ühiskonnas, siis mul oli väga piinlik isegi mõelda selle peale, või mul oli väga raske tegelikult avalikult välja tulla ja öelda seda, et ma olen kunsti kogunud 30 aastat. Millest ma arvan, et ma olen viimased 10 aastat võib-olla teadlikult kogunud kunsti või soetanud kunsti või teinud koostöös kunstnikega just kunstiarendusprojekte või arutanud nendega, et mida nad tahaksid lisada sellele kogule. Ja mis on kõige ägedam tegelikult on see, kui hakkab tekkima mingi kogu, kus minul on hetkel umbes 500 teost, siis selle kogu juures hakkab tekkima hoopis teine ambitsioon
kunstnikel, võib-olla ka noortel kunstnikul, aga ka establishmentil, juba sellistel vanadel, sul on äge kogu ja kuigi ma vihkan poppi, siis ma annan aru, et ka mina noorena flirtisin tegelikult popiga, me kõik oleme kunagi elus poppi teinud, samamoodi nagu me oleme kõik elus kunagi suitsu teinud või midagi muud teinud, see läks mul üle, Leningradi kunstikoolis meile lubatud poppi teha, öeldi, et selliseid värve ei tohi kasutada, sellist asja ei ole olemas, aga nüüd ma tahaksin 70-aastaselt ühe teose teha sulle kogusse, sest et see oleks nagu minu omaaž teistele kunstnikele, ka Eesti kunstnikele ja maailma kunstnikele, kes olid tegelikult minu iidolid natukene. Ja popkunst on ainukene kunstižanr, kus ma saan süüdimatult teha omaaži, viidet ja ütelda ausalt välja seda, ma võtangi vana Warholi või Lichtensteini, ma võtan Hirsti ja teen oma versiooni Hirstist ja mul ei ole mitte mingisugust, mitte keegi ei saa tulla ja ütelda mulle, sa plagieerid siin. Ei, see ongi selle žanri eripära, et ma saan olla esimest korda kunstnikuna, ma saan kaasa rääkida mingisuguses žanris, ma saan kõneleda, ma saan astuda dialoogi ühe teise kunstnikuga ja see on nagu jumalast äge asi, et need on asjad, mis tegelikult on erakogu juures nagu midagi erinevat, mis on võib-olla institutsionaalse kogu juures, kes ei võta riske ja ma saan aru täiesti selge, Eesti Kunstimuuseumi ja kogu selle fondide suureks eesmärgiks on rahvusliku kunsti uurimine, talletamine, kogumine ja võib-olla natukesel määral siis ka näitamine nii vähe, kui nad saavad seda oma kogu näidata. See on arusaadav, et kui keegi tuleb, ma ei tea, kunstimuuseumi kuratooriumi ette tuleb Siri Helme ütleb, et kuule, mul on siin võimalik nagu 8 Warholi osta nagu väga soodsa hinnaga praegu kuskilt pärandipedast. Ta lastakse lahti koha peal. Mis pagana Warholi ostame siin nagu? Mis pärast? See ei ole missioon Eesti Kunstimuuseumile, samamoodi tegelikult Soome kunstimuuseum, Kanselis Galeria on samases olukorras. Nemad ei saa osta maailma kunsti ja samamoodi Rootsi. Nad ei saa osta maailma kunsti, nad peavad kohaliku kunsti ostma. Aga sealt hakkab tekkima see üks piiratus, aga nendel kogudel, mida on võimalik siis erakogudel täiendada. Ja see ongi tegelikult mingisugune erakogujate missioon ideaalis. Mitte nagu võidelda selle nimel, et kes saab järgmise Mudisti endale või kes saab endale järgmise Konrad Mäe endale kuskil seina äärde tihtilugu suletud ruumi. Ja see on üks asi, mis ma olen nagu ütlema erakogujate ja võib-olla siis ka institutsionaalsete kogude kriitikaks. Kõige kohutavam on see, kui kunst on keldris ja näoga seina poole. Kunstnik ei ole mitte kunagi loonud ühtegi teost eesmärgiga, et see läheks keldrisse ja oleks näoga seina poole, on ju nii. Kunstnik on loonud teosed selleks, et inimesed näeksid seda teost, et oleks esitletud võimalikult heas keskkonnas, võimalikult hästi valgustatud ja võimalikult heas kontekstis. No võtta, oleks meil rohkem selliseid kapikogujaid nagu sina, kes on tegelikult teinud terve enda muuseumi ja ma olen väga nõus, et see on väga kihvtilt, kuidas sa seletasid täpselt seda, et erakogu ja institutsionaalne kogu ei peaks võistlema, vaid täiendama ja see nii-öelda vaataja poole pealt ongi see ökosüsteem muutub järjest terviklikumaks, eks ole, kui ta näeb nii erakollektsioone kui siis ka muuseumikogusid. Aga Monika, sinul on nüüd ettevõtte kunstikogu vaade siin võib-olla kõrvale panna. Jaa, võib-olla ma tegelikult alustan üldse natuke laiemalt, et me oleme pangana toetanud Estonia teatrit üle 20 aasta. Me oleme üks kauem kestvaid sponsorleping on võib-olla halb sõna, aga me oleme kõige pikema staažiga selline nii-öelda ettevõtjast kunstitoetaja. Me ei tee seda ainult sellepärast, et korra aastas Estonias teha klientidele väga ilus vastuvõtt 15. detsember, vaid me teeme seda sellepärast, et meil on üle 1000 töötaja Eestis ja me tahame, et nemad lähevad ja külastavad Estonia etendusi, me tahame, et nad võtavad kaasa oma perekonna, oma lapsed, oma lapselapsed ja nad tegelikult viivad seda traditsiooni edasi, et see on see põhjus tegelikult, miks me toetame, et see mõju on palju suurem. Ja tegelikult ka sama on meie grupitasandil, muidugi ma natuke võin lahti rääkida võib-olla mõne teise teema juures meie sellist nagu kunsti kogu filosoofiat ja see on väga-väga äge elamus, mis tegelikult meie Arena Stadeni uues kontoris on tehtud, mis 2017 avati Stockholmis. Aga meie vaatame võib-olla siin koha peal oma kohaliku kogu ka selle pilguga, et kui need teosed on meie kontorites seina peal
ja inimene neid vaatab ja istub võib-olla selle teose vastas, istub 1 aasta, istub 2 aasta, 3. aastal ta hakkab vaatama, et mis allkiri seal on, mis teos see on, ta hakkab küsima, ta hakkab mõtlema. Aga selleks, et teha seda hästi, ma olen hästi nõus Linnariga, et seega tuleb sinna panna selle teose lugu, selle kunstniku lugu. Ma ei tea, kas see on veel üleval, Kumus oli kunstnik Kurismaa personaalnäitus. Seal on üks pilt meie kogust ja kui me oma enda töötajatele seda info andsime, ma arvan, et väga paljud külastajad olid tegelikult SEB töötajad, kes läksid vaatama laiemalt, aga nad tahtsid seda ühte pilti näha, mis on meie kogust. Et ma arvan, see on see hästi suur põhjus, miks mina näen meie kui võib-olla sellise institutsionaalne kogu ja meie kohta täna on liiga palju öelda, et meie kogu on võib-olla selline pikkade aastate kummaline töö erinevate inimeste poolt, aga see on see väärtus, mida me ise näeme läbi oma kogu loomise ja selle eksponeerimise ja tõesti nagu läbi oma töötajate täpselt selle kunsti ja armastuse edasiviimise. Hästi, me rääkisime siin ka praegu, ma arvan, väga ilusti ja kenasti hästi palju sellisest isikliku tasandist või siis kas enda tasandist või enda töötajate tasandist või enda klientuuri tasandist. Aga kas teie jaoks on kunsti kogumisel ka mingi selline ühiskondliku väärtusruumi kujundamise ülesanne? Et see kõlab võib-olla natuke nagu suursuguselt, aga ajalooliselt on erakogumine metseenlus signaliseerinud sellist üldist rahvuslikku jõukust, intellektuaalset rikkust, võib-olla ka teataval määral selliseid rahvuslikke tundeid, rahvuslikku uhkust. Kuidas täna sellega on? Et ma saan aru loomulikult, et ajad on küllalt erinevad sellest, mida näiteks Eero Etner enne selgitas ja kuidas üldse Eesti rahvuslust näiteks esimese vabariigi ajal nähti, aga mis te arvate, kas täna ka kunsti kogumine mingit sellist üldist väärtusruumi peegeldamise ülesannet peaks täitma? Ikka peaks, et eks iga, kui laialt võtame, et ühiskond on ju meil see rahvas, kes meil Eestis elab. Iga inimene, kes meil siin elab, omab ühiskondlikku rolli, enda tugevuste, nõrkustega, mis iganes, ja seda enam kindlasti ka inimene, kes on ostnud kunsti. Ma ise ei ole seda endale eesmärgiks otseselt seadnud, aga mõju kindlasti on. Kuigi see sama Mikkeli näitus, see tegelikult tuli üsna juhuslikult, tore asi, et tuli. Ja suurem mõju kindlasti on see, et kuna ma ikkagi ostan sellised nooremate kunstniku loomingut, siis ma isegi tihti tajun, ühelt poolt, kuidas ma päästan neid võib-olla mingisugusest finantsebastabiilsest, aga teiselt poolt, kui palju nad saavad sellest lisahindu luua ja mu enda sisemine missioon on olnud tuua kunstnikke rohkem ka kokku, sest maailmas täpselt sama jälle seesama kultuuritsüklilisuse asi, siis kunstis nii-öelda uued ismid või hüpped on juhtunud ikkagi koolkondade ja rühmituste järgi ja selle nii-öelda koos kunsti loomise efektiivsus on üleilmselt juba hästi tugevalt ennast ära tõestanud. Ja ma püüan ka praeguses ühiskonnas üsna palju neid kokku viia, sest täna meil ikkagi tänu sellele, et justkui meil virtuaalselt saame kõigiga suhelda, on selline soleerimine ikkagi süvenenud. Ja võib-olla selline tegevus, mis ei ole küll mul endal eesmärgistatud, aga annab kindlasti küll mõju ühiskonnale ja kultuurile mingis osas tagasi küll. Aitäh! Mina olen tihtilugu küsinud nende samade noorte kunstnike käest seda, et kellele sa teed seda või kes on sinu kujundaja. Ja nad valdavas enamuses ütlevad, et minu kujundaja on olnud minu kool, minu õpetaja, minu professor ja ma olen pidanud mõned siis läbikukkumise ääre peal protestima selle professori tõekspidamiste või kooli hetkekoolkonna seisukohtade vastu. Ja mõned on öeldud, et ma läksin konjunkturistlikult kaasa, ma lihtsalt tegin seda, mida nad tahtsid, kuigi mu tegelik soov oli teha midagi teistmoodi ja natuke leida oma rada selles kõiges. Ehk tegelikult saame aru, et see noor kunstnik tegelikult on samuti mingite pihtide vahel. Ja kui ma esitasin küsima, et kas sa oled teinud ka vaataja jaoks, oled sa mõelnud seda, et mida sa tahaksid öelda oma teosega laiemale publikule, siis ta ütles, et ma kõigepealt lõpetan selle kooli ära, ma katsun sellest välja saada.
et ma pean siin koolis tegema seda, mis on sellel ülevaate näitusel ja hindamisnäitusel väljas, katsume siit välja saada kõigepealt, okei, ja siis vaatame, mis edasi saab, siis hakkame nagu tõeliselt rokkima. Meil tuleb järgmine nädal, me avame Solarise keskuses Koko ja Kunstiakadeemia koostöös näituse. Keraamikatudengid said ülesande ja neile tohutult meeldis see ülesanne ja ma ütlen, et seda saab olema nagu vapustav tulemus. Kui Kokosse tulla, siis kõige esimene asi on ühe flaami lillekunstiku tehtud bukett. Iga nädal tehakse värske bukett, see on nagu esimene asi, selline popilärakas, nagu selline, mis tuleb nagu külastajale vastu. Aga meil ei olnud head vaasi. Me tellisime vaasi ja vaas peaks peegeldama Kokos olevate teoste, mingisuguseid teoste, mingid kunstnikke, mis kõnetasid seda konkreetset tudengit. Ja meil tekkis nüüd 10 vaasi, mis on mastaapsed, suured, millesse nad on pannud aega, energiat ja tööd ja tehnilist teostust, professionaalset teostust rohkem kui ükski kooli lõpetanud professionaalne keraamik või skulptor praegu oleks valmis tegema, sest ta hindab ka Excelis natukene oma materjali, oma aega ja need teosed saavad olema fantastilised. See on nagu kihvt kogemus praegu hetkel. See oli esimene kord, ma tunnistan, kui ma nägin seda, et kunstiõppeasutus, Kunstiakadeemia, aga see on nagu trendina nagu kasvab praegu hetkel, on andnud oma noortele loomevabaduse ja jäänud siis nagu nii-öelda selliseks tehniliseks teostuse toetajaks, öelda, et siin on teile ahi, siin on teile materjalid, siin on teile värvid, me aitame seda tehniliselt teostada, aga ideedesse me ei sekku. Ja need 10 vaasi on igaüks täpselt autori nägu. Üks on taustaga tänavakunstnik, seal on nagu freehand, street graffiti stiilis tehtud. Üks on tohutu Jaapani mangade fänn, kes on toonud oma Jaapani mangad kultuuri sinna. Üks on toonud kandinstilikud vormid ja kujud sinna. Kõik on täiesti fantastilised teosed. Ja see on esimene kord, kui ma nägin totaalselt nagu loomepuhangut, mida ei ole piiranud kooli raamistik. See on nagu kihvt asi. Ehk siis see üks asi, mida tegelikult kunstikoguja saab ka anda, on tegelikult loomevabadus kunstnikule. Aga kuidas, Monika, sina jällegi võib-olla, ma tean küll, et see nüüd võib-olla natuke kitsendab vaada, aga ikkagi, et mis väärtusruumi siis näiteks ettevõte signaliseerib sellega või kas ta nagu kannab mingit laiemat ülesannet ka, kui lihtsalt töötajate või näiteks klientide kultuuriline harimine, nende võimaluste avardamine? No ma arvan, et see juba iseenesest on tegelikult üks olulisemaid väljundeid, ma arvan, mida me anname. Kummalised näited, aga ma arvan, inimesed oma toas olevatesse teostesse ikkagi kinnistuvad, et meil on palju näiteid, kus inimene otsustab lahkuda pangast, edasi liikuda ja ainuke asi, mida ta kaasa tahab, on see teos seal seinal, et me päris nagu nii lahked ei ole. Aga ma arvan, see juba näitab, et see nii-öelda kunstikeskkonnas olemine, selle teosega koos olemine on avaldanud mõju ja ma arvan ka, et suurema tõenäosusega tema kodus on kunsti, ta külastab kultuurisündmusi, ta panustab tegelikult loomemajandusse. Et ma arvan, et meie roll suuresti ongi selline. Ja mis seal salata, ma arvan, et ka meie kogu on tegelikult tekkinud aastatega ja ta on tekkinud selliste võib-olla teatud hetkel ettevõttes töötanud entusiastide toel. Et ta kindlasti, kui seda vaadata, seal ei ole mingit sellist terviklikku joont täna meil veel, aga küll on seal võimalik võib-olla välja tuua mingisuguseid perioode, mõnel perioodil tuntumaid kunstnikke ja neid seal omajagu on. Ja taaskord ma arvan, see on nagu hästi hea läbilõige sellest, millise arengu me ettevõttena oleme teinud. Just, ja tegelikult arvestades, kui suur on SEB ettevõtjana töötajate arvu poolest, siis seda ühiskondlikku mõju kas või tõesti selle nagu töötajate kaudu mõjutamisena ei saa ju üldse alahinnata. Aga enne kui läheme meie viimase teemaploki juurde, siis ikkagi ka kohustuslik küsimus kunstikogujatele, mis iga kord tekib. Et me siin natukene juba
juba puudutasime seda, et noh, Reigo, sina ütlesid, et sul näiteks kunsti kogumisel muud strateegiat, kui et meeldib, ostan, polegi. Siis küsimus, et kas teistel on mingisugused kogumisstrateegiad ja siis kohustuslik küsimus, kui tähtis on investeeringu aspekt ehk siis lootus teoste või kogu väärtuse kasvule. Alustame siis mitte kunstikogujast, vaid kunsti omajast Reigost. See kunstis investeeringu leidmine on saanud hästi populaarseks viimase 5-6 aasta jooksul, just siis, kui ütleme, kunstiturg on teinud hüppelisi kasve. Ja ma pisut tahan selle vastu nagu võidelda, nii palju kui ma olen, et kuna see on välja toonud selliseid ilminguid, mulle galeriisse tulevad inimesed teadmata juba, et mida nad tahavad, ütlevad, milline neist teostest järgmise 5 aasta jooksul kõige rohkem hinda kasvab. Aga see juba kaotab nii-öelda algideeliselt ära selle mõtte, et sa ostad endale elu- või töökeskkonda sellise teose, mis sulle kõige rohkem hingelist või esteetilist rahuldust pakub. Ja siis selle investeerimise koha pealt ma olen alati nendele öelnud, et kui sa ostad, täna on see, kui sa ostad näiteks galeriist endale teose, mis on ütleme piisav karatt ja tagala, selle kohta, et mis iganes asi sul sealt meeldib, siis ära muretse selle investeerimise koha pealt. Kui kunagi keegi peab, kas sina ise või sinu järglased peavad seda realiseerima hakkama, nad tajuvad sealt kindlasti seda investeeringu väärtust. Sest mina ise olen kunsti alati võtnud ka enda jaoks nagu väärtuse osas justkui nagu metsana, et selle eluiga tihti ongi nagu üks põlvkond. Üks põlvkond see kasvab ja siis keegi järgmine võib-olla seda realiseerib ja ma olen täiesti teadlik sellest, et need teosed, mis on täna minu omanduses, et need ei pea meeldima minu järglastele. Ütleme, kui kunagi neil tekib selline otsustuspunkt, et mis nad sellega teevad, kas nad lihtsalt siis nagu lugupidamisest enda nagu eelkäija või vanema vastu peavad nendega ise koos elama, et seda ma kindlasti ei tahaks. Kui nad tahavad realiseerida ära ja ostku endale sellised teosed, mis nendele meeldivad. Ja muidugi siis nemad seda nagu investeeringut ei tea, sest nemad ei tea, mis on selle teose soetushind kunagi olnud. Aga kindlasti on see võib-olla sellisel tasemel, et nad suudavad endale sobiva kunstiteose Eesti kunstnikud soetada niimoodi, et kui tahate osta kunsti, siis ostke kunsti. Ja kui tahate investeerida raha kuskil, siis ma arvan, et ütleme kindlamaid investeeringuid kui kunst on võib-olla ühiskonnas palju rohkem. Aga kui teid huvitab ikkagi see, et sellel kunstil oleks mingisugune investeerimise osa ka sees, siis ärge muretsege, see on see olemas. Sel hetkel, kui kunagi te peate hakkama seda realiseerima, te tajute, et see kunstiteose hinnakasv on selles olemas olnud. Aga ärge ikka mõelda selle peale, kui täna ostate teose, see helistate homme enda galeristile, kuulge, et mis ta väärtus nüüd on. Tõsi. Kunsti on lihtne osta ja raske müüa. Respekt sellele, kui sa suudad millegi müüa ja tegelikult ostjal on nagu jumalast lihtne, läheb sinna, valik on suur ja ütleb, meeldib ja tahan seda. Et kindlasti see üks oluline osa tegelikult kunsti ostul eeldusel seda, et seda ostate lattu, kuskil seina äärde seisma on see, et sa pead temaga koos elama, päriselt elama. Kui sa on kontoris, oled sellega koos, kui sa on kodus, oled sellega koos, see peab sulle meeldima, sa pead sellega hakkama saama. Tean mõnda autorit, kelle kohta just hiljuti mulle ütles, et ma oleks seda ostnud küll, aga ta keeras selliseks psühhedeelseks ära, et ma ei saa sellega koos elada, mul ei ole seda kuskile võimalik panna. See on äge, väga kihvt autor, mulle ta meeldib, aga tema uued teosed on sellised, sellega ma ei saa ärgata, ma ei kujuta ette, see ei saa olla mul magamistoas, see ei saa olla mul esikus, ma ei taha teda näha oma söögitoas, ma ei taha. Kihvt teos, aga sellega ei ole võimalik koos elada. No ja siis, mis me siis teeme? Ja see on tegelikult paraku niimoodi, et on kohti, kus kohta nagu nõgista sobib. Muuseumist võib teda näidata, las ta karjub seal teiste kõrval, püüab ka tähelepanu saada, aga inimene ütleb, koju ma küll teda ei tahaks. Väga kihvt teos, sul sobib see siia muuseumisse, aga koju mina ei kujutaks ette. Minu jaoks on tegelikult praegu hetkel see kogumine, et minu kogu kasvab umbes 10% aastas, umbes 50 teost aastas. Ja mul on nagu oluline see, et mul on žanr, popkunst, minevik, hetkeseis ja tulevik. Ja ma tahan tegelikult tagada selle, et see oleks mosaiik, mis räägib maailmas ühest
kunstižanris, tema arengulogu. Nüüd ma olen suutnud tagada selle viimase 2 aasta jooksul, olen ma Itaalia varajase popi saanud endale kõik olulisemad autorid ja need teosed, mis mulle on tegelikult kõnekad olnud. Praegu hetkel ma olen tegelikult vaatamas ka Briti varajast perioodi, mis oli mõjutatud nii Itaalia varajase popi kui ka Ameerika idaranniku poolt. Sealt asju ma olen süvitsi minemas natukene mõnesse Põhja-Euroopa popi algusaegadesse 60. aastatel, aga need on see üks pool. Teine pool, mida Eestis paraku üldse ei ole ja mis on tegelikult üks väga äge asi, on digitaalkunst. Ja millegipärast meie noored kunstnikud, ütleme kunsti establishment ja koolid ütlevad, et see ei ole kunst. See annab elamust, kõigepealt vaatajale on elamuslikud digitaalteosed midagi täiesti erakordset. Ja seda on kihvt näidata, mõtleme ise, üks ainus kunstnik, Refik Anatol päästis Bilbao Guggenheimi pankrotist. Tema üks teos, massiivne digitaalne ekraan, tõi eelmisel aastal 500 000 piletiga külastajat ühte teost vaatama. Ja viis Guggenheimi lõpuks ometi sellesse punkti, et ta ei pea pankrotiga lõpetama. Ühe kunstniku digitaalteos. Inimesed vaatavad, silmapaarid on selle külge klammerdunud ja see on asi, mida me kahjuks siin ei näe. Aga noori Eesti kunstnikke kindlasti toimub samuti meie muuseumi kollektsiooni praegu hetkel lisandumas ja ma ei taha kindlasti mõjutada, aga meil on olnud olukorda, kus kohas ma olen öelnud, et ma tahan igal aastal Kunstiakadeemia lõpetajatel vähemalt ühe teose osta. Ja siis on küsitud, aga järelikult ma pean tegema poppi, selleks, et saada ostetud. Ehk ma mõjutan tegelikult kunstniku iseseisvus või noore kunstniku iseseisvus, et ma tahan saada, üle kõige ma tahan saada muuseumi püsikollektsiooni. Aga selleks, et sinna saada, pean ma kõnetama ülejäänud selle koguga, mis omakorda tähendab seda, et ma pean tegema midagi sellist, mis võib-olla selle kollektsiooniga kokku sobiks, mis tähendab seda, et ma pean võib-olla muutma oma kunstniku aatost, eetost ja käekirja ja mõtlema võib-olla selle peale, et kuidas sinna saada. Aga so what, nagu on öeldud, mitmed muud meie sellised kõrge establishmenti omad. Igaüks peab kunagi elus poppi tegema või vähemalt sellega flirtima. Parem siis kohe ära teha. Sobival hetkel. Aga kas pank vaatab teost ostmisel seda investeerimisväärtust kuidagi terasemalt kui erakoguja? Või nagu sa ütlesid, kuivõrd teie kunstikollektsioon võib-olla hetkel SEB-s ei ole niimoodi süstemaatiliselt kokku pandud, aga kas on olnud teil jutuks? Otseselt ei ole, et tegelikult ma arvan, me lähtume ka pigem sellest, et täpselt, et mis meeldib, me võib-olla nii väga süvitsi sinna sellisesse väärtusesse, investeeringu väärtusesse ei ole läinud, aga võib-olla kui ma lähen tagasi korra meie Rootsi või siis Wallenbergi perekonna kogu juurde, et seal on tegelikult hästi tugev filosoofia taga, et on sellist 3 peamist suunda, millel ta baseerub, on urbanism, on loodus, on portreed ja tegelikult siis nende all on selline uus suund, millega mõned aastad tagasi alustati just sellise suurema ühiskondliku mõju saavutamiseks, on kaasaegsed Rootsi naiskunstnikud. Ja tegelikult, kui minna SEB Arena Stadeni suurde kontorisse, siis see kogemus, mis sealt tuleb, on ülivõimas, et seal on graafika, maal, skulptuur, siis digitaalne kunst, see kõik on põimitud selliseks ühtseks looks, SEB kogu looks ja tegelikult seda sama lugu kantakse läbi erinevate kontorite. Oli novembris Malmös, täpselt sama lugu vaatas sealt vastu ja ma arvan, see on midagi, mida me tahame nüüd natuke tugevamalt ka enda Eesti kogust leida, täpselt neid jooni ja see, mida me otsime, on siis natuke see, mille grupp leidis, noor kaasaegne Rootsi naiskunstnik, me sinna suunda ei lähe, aga me väga tugevalt tahame mõelda, et mis on Eesti kontekstis see, keda me tegelikult tahaksime leida, otsida ja selle esimene kriteerium ei ole, et ta 10 aasta pärast oleks 10 korda rohkem väärt, vaid tegelikult me tahaksimegi anda võib-olla sellist natuke suuremat panust ja teadvustatust läbi nende oma ostude, mida me loodetavasti tegema hakkame, kui me kuude majja kolime.
Väga hea mõte ja naljaga pooleks peaks siis ütlema, et Reigo oksjonilt ei saa siis osta, et nagu meil siin enne Linnar arvates välja, liiga kiiresti kasvatavad väärtust. Aga hästi, vestluse nüüd siin viimaseks osaks räägime natukene ka kunsti, oleme rääkinud soetamisest, aga räägime siis toetamisest. Ehk siis kultuuri ja kunsti puhul on kindlasti oluline aspekt ka eratoetused, sponsorlused, annetused, metseenlus. 2024. aastal avaldas Ernst & Young ülevaate siis kultuuri toetamisest Eestis ja vaadati siis nii kultuuri kui spordivaldkonda ja selgus siis, et üldiselt ettevõtted valdav osa üldse ei toeta ja kui toetavad, siis selles duaalsuses kordades enam sporti ja vähem kultuuri. Et mis on teie meelest täna ettevõtete põhilised takistused kultuuri toetamisel? Ja küsimuse teine pool, kas riik saaks ka midagi ära teha? Sest et selle uuringu tellija oli riik just võib-olla mõttega, et kas nemad saaksid midagi ära teha, et seda eratoetamist just soodustada? Riik saab alati asja teha. Riik ju korraldab meil ju ühiskondlikku toimimist, ükskõik mis tasemel. Aga täna, miks Eestis on eraettevõtluse toetuskultuur üsna madal, on ka selles, et meil ei ole sellised professionaalsed kultuurimanageri, kes oskaksid ettevõttele ära argumenteerida sealt saadava kasu, sest ettevõtte ta on ikkagi, see sponsorlus on täna on hea tegevusmaitse, aga tegelikult ta ei ole hea tegevus, ta on ikkagi osa turundusprogrammist ja paketist ja sponsorlus on väga tugev turundusmeede, kui seda õigesti ellu rakendada. Aga ja kui eraettevõte ikkagi on üles ehitatud kasumi saavutamisele, siis need viisid selleni jõudmisel peab olema eesmärgil kooskõlas ja ära argumenteeritud, et mis publikut, kajastust, nähtust või kuvandit ma selle toetusega saan ja lihtsalt see tuleb ära argumenteerida. See on kunstis ja kultuuris väga tugevalt sees olemas, aga lihtsalt selle argumenteerimise oskus ja võime, et seda üldse presenteerida võimalikele toetajatele on täna üldse vilets. Ja teine tegelikult üks viga, mis viga, seda on meil kasu ka, mida ma olen Eestis tajunud, et meil on eraraha on vähe, kunstis on selles, meil on kultuurkapital. Et üsna palju nagu kunstnikud ja kunstiürituste loojad, nad peavad juba automaatselt enda nagu välistoetusallikaks kultuurkapitali ja nad panevad kogu oma fookuse selle taotlustele, kas siis projektid, taotlused muuda, sest Lätis, kus kultuurkapital ei ole, on erasektori toetus kultuuri palju kõrgem kui Eestis. Lihtsalt sellepärast, et nende poole pöördutakse rohkem ja kui sa pöördud, sa tahad, et see vastus ja partnerlus oleks nagu toimiv mõlemale poole, siis sa ikkagi oled sunnitud neid mõlema poole argumente ja kasusid ja efekte läbi mõtlema. Et me oleme Eestis natuke liiga nagu laisaks ka läinud, et ei juleta väga eraettevõtjate poole pöörduda. Ja teiselt poolt ka see, et just see sama manager peab olema natuke vahel, sest kui kunstnik ise läheb nagu küsima, siis ta küsib, tegelikult hea tegevust, et andke mulle raha, et ma saaksin luua midagi. Aga tegelikult tema tegevusel on taoliseid väljundeid, mis võivad olla kasuks, mis iganes ettevõtete turundusprogrammi elluviimisel. Lihtsalt nende kasude lahti kirjutada ja lahti mõtesta ja argumenteerida, neid on natuke täna puudu. Toetuspaketid on võib-olla nadilt üles ehitatud. Arusaadav. Nii, vaatan, Monika, kuidagi, sina oled võib-olla olnud teisel pool lauda ka. Olen tõesti, et ühelt poolt eks on meil kunstikogu, teiselt poolt on meil tõesti sponsorlusportfell. Ja me vaatame neid natuke eraldi ja ma arvan, et võib-olla see kõige suurem, kuidas ettevõte hakkab hindama seda, mida ta toetab, ta tegelikult vaatab, kuidas see valdkond, see projekt on halb öelda, kuidas see valdkond aitab kaasa tema brändi kuvandisse, ta on defineerinud oma brändi, see on see, kuidas ta tahab kõnetada ühiskonda, kuidas ta tahab kõnetada oma kliente, kuidas ta tahab kõnetada oma töötajaid näiteks. Ja ta hakkab valima neid toetusprojekte seal ümber vastavalt sellele,
SEB võib-olla DNA hästi tugevalt on ettevõtlus, sellised võib-olla natukene edumeelsemad ettevõtjad, see tuleb meie korporatiivjuurtest Rootsist, võib-olla paljud teavad, SEB toetab tennist ja golfi, mis on niimoodi tavaliselt assotsieeritud sellise ettevõtlikuma ja võib-olla natukene siis jõukama segmendiga, kes on SEB ajalooline klient olnud. Ja täpselt samamoodi tegelikult me vaatame ka kultuuriprojekte, et kes kõnetab meie klienti, kuidas me tahame olla nähtavad ja nüüd tulebki mängu seesama minu mõte, et elu peale EKA-t, kas seal vahel on siis professionaalne galerist või manager, aga see kunsti või loome kontsept tuleb tõlkida tegelikult sinna ärikeelde, et meiesugused sellised ülikondades inimesed laua taga siis aru saavad, et kuidas see sobitub meie keeles, meie kuvandisse ja seal on seda sünkroontõlget ilmselt vaja. Miks ajalooliselt on palju sporti toetatud, nali naljaks, Eesti ettevõtete juhttasandid on väga maskuliinsed, ma arvan, et saavad spordist tihti paremini aru kui võib-olla kunstist, aga nüüd, kui me nii-öelda rohkem näeme võib-olla ka naisi ettevõtete juhtkondades, võib-olla see hakkab muutuma ja hakkavad sisse tulema ka sellised pehmemad väärtused, kultuuriväärtused, et ma arvan, see on evolutsioon. Kena, Linnar tahab... Mina näen 3 transaktsiooni, mis toimub kultuuri ja selle ostja või toetaja või tarbija vahel. Üks on seesama ost. Ost on see, et ma tunnustan sinu tööd ja tunnustan, et sellel tööl on rahaline väärtus. See on väga oluline asi. Muusikule, kirjanikule, kellele iganes kultuurivaldkonnas, et kui tema teost ostetakse, temale antakse rahaline väärtus, siis see on nagu see esimene kõige olulisem hügieenifaktor, millega ongi võimalik kultuuri ükstaspuha missugusel viisil tunnustada. Teine on sponsorlus, millega seotud on juba natukene trikki ja tegelikult see, kes on sponsor, ostab sellega nähtavust ja seob enda või riskib siis enda kuvandiga seoses selle inimesega, võib selle siis mingil hetkel välja tõmmata, me teame küll neid olukordi, kus sponsor võib tegelikult seada mingisuguseid tingimusi selleks ja siis, kui midagi halvasti läheb, tõmmast välja. Ja kolmas osa on tegelikult minu meelest see kõige olulisem ja see on seotud annetusega. Annetus on see, mis annab vabaduse ja annab võimaluse luua tähendust. Ehk annetuse kaudu antakse see kõige suurem vabadus ja tehakse kõige vähem piiranguid ja minu meelest sellisele ostjale või siis selle kultuuri tarbijale, kultuuri finantseerija poolest on kõik need 3 olulised. Tal peab olema tasakaalus miks annetuse, sponsorluse ja ostude vahel. Kõigi nende 3 tervikuna on võimalik tagada ka see, et sul on võimalik erinevatesse kultuurisegmentidesse ja erineval arengutasemel olevatesse kultuuritegijatesse suhtestuda. Mõnele on otstarbekam see, et sa lähedki sinna, ütled, et teeme sponsorlusprojekti. Mõnele projektile, mõnele kunstnikule, mõnele autorile on olulisem see, et sa ütled, et ma annetan. Ja kolmandale võib-olla see, et teeme ostutehingu. Sa oled selles punktis, kus kohas mul on vaja tunnustada sinu teost, sinu tööd, sinu loomet läbi selle ostu-müügitehingu. Ehk need on nagu selline maatriks, mis välja kujuneb ost, sponsorlus ja altruistlik toetus. Sa absoluutselt aimasid mu selle lõpuküsimuse ära, aga ma võib-olla siis lihtsalt räägin siia selle loo ära, et tõesti kunagi umbes 7-8 aastat tagasi käisime ühele kunstiprojektile küsimas tegelikult toetust või sponsorlust ühes võrdlemisi suures ettevõttes ja siis see ettevõtte juht teatas, et aga meie juba toetame kunsti ja siis osutas oma selja taga olevale Merik Estna maalile. Merik Estna oli juba siis päris tuntud kunstnik, kelle teosed olid väärtuslikud, täna ilmselt veelgi enam. Et sealt mulle endale tekkis ka täpselt tegelikult seesama, selle 3 mõõtme küsimus, et kas ma mõistan toetusena tehingut, mis tegelikult toob väärtust, kas ma mõistan siin sponsorlust, mis on ka tegelikult enamasti seotud sellega, et tehakse vastastikku tööd või siis on see metseenlus ja annetus, mis tegelikult seda vastusooritust ei eelda. Et võib-olla siis viimaseks küsimuseks küsingi, et kas te arvates nagu metseenlust peaks rohkem arendama ja annetust
Sest et see on minu meelest see osa Eesti kultuuri toetamisest, mis väga palju ei saa tegelikult tähelepanu, et meil pigem on esil see, et jah, kas ma ostan või siis ma sponsoreerin, eeldades vastusooritust. Metseenluse olemus on see, et sa ei saa sellele nähtavust. Et metseenluse olemus see, et sa toetad kedagi enda heast tahtest ilma, et keegi sellest nagu teada saaks ja sa teed lihtsalt sulle enda sisemine heategemus hakkab. Et siis, kui keegi sellest juba teada saab, siis tal on juba sponsorluse tunnused mõnes mõttes. Aga minu meelest ka sama nagu Linnar nimetas seda kunsti ostmist. Tihti ka kunsti ostmine on metseenlus, et sa nagu, küll sa saad sellest ka ise kasu. Et sa tema loominguga kaunistad või teed enda elukeskkonna mugavamaks, ilusamaks, paremaks. Aga kunstnikule ta mõnikord võib olla nagu elulises tähtsusega siis kallis. Ja mida rohkem selliseid kunstiostjaid on, seda paremini kindlasti elavad nagu kunstnik. Loomulikult, eks see on samamoodi nagu igal pool majanduses, et kui see läheb nagu iga inimene täna hakkab ostma kunsti, siis tõenäoliselt see on ikkagi 3, 4, 5 kuni 10% need, kes saavad hästi palju ja siis kõikidele ta nagu nii ei pruugi jaguda. Aga ütleme, kuidas igas seda nimetada, kas ta on metseenlus, sponsorlus või lihtsalt nagu ost või abi, et selle kasvu ühiskonnas on meil täna tarvis ja lihtsalt selle kasv näitab lihtsalt ühiskonna enda tervist ja küpsust. Monika, on sul veel mõni mõte sellel teemal? Ettevõtte või niimoodi, kui sa oled ettevõtte juhatuses, siis kõik otsused, mis sa teed, peavad olema parimad sellele ettevõttele, et loomulikult omanik saab seda metseenlust endale lubada ja ma arvan, et paljud lubavadki ettevõtte juhina. Päeva lõpuks sa ikkagi vaatad ka seda väärtust ja kuidas see sobitub sinu ettevõtte laiemasse kultuuri ja mida ta annab. Aga ma olen hästi nõus, ma arvan, et metseenlusel on oma roll ja mul on hästi hea meel näha seda tegelikult arenemas. Jaa, tasapisi see Eestis tõepoolest ka areneb. Aga mina nüüd oma lõpuküsimused ohverdan publiku küsimusteks, kuna lihtsalt Reigo peab minema varsti lennuki peale. Palun. Natuke sellega, mis rääkis 30-ndatest oli üks hetk, et üks ajavahemik, et kunsti ei ostetud ja siis langetati hinda ja siis kõik said juurdepääsu kunstile. Praegu meil Eestis selline olukord, et näiteks kui mul on pandud kõrvale mõned 1000 paar-kolm, sellega ma kunsti tegelikult ei saagi. Ikka saab. Saad küll. Saab. Räägime pärast. Et vaadatud igal pool, aga see, mis meeldib, ta on ikkagi te teate, mis hinnaga teil jookseb. Siis sa oled liiga palju kunstiajaloo raamatut vaatanud, et siis see meeldivus on lihtsalt sellised kunsti välja absoluutselt tipud. Aga täna iga inimene, kes ostab endale 2 aasta jooksul uue mobiiltelefoni, on võimeline ostma endale hetke kunstituru tippteosed. Ja siis, kui ma ootasin oma küsimust esitada, mul tekkis selline mõte, jälle seoses selle lausega, et kunst meeldib, aga enda kuju ma ei taha. Aga kas töötaks välja näiteks selline mudel, keegi teist, kes organiseerib seda asja, et ma saan osta nagu osakut, on olemas osakut ettevõttes. Kas ma saaksin osta osakut mingist ilusest suurest maist ja siis kunagi ma otsustama läheme müüki ja saame tohutult rikaks? Mujal maailmas on sellised mudelid, investeerimismudelid või kas või ka emotsionaalse seotuse mudelid, kuidas iganes tahad. Täitsa olemas, et kamba peale ostetakse kunstiteos. Eestis senimaani pole tehtud seda, aga ma arvan, et kui see mudel ennast mujal maailmas hästi tõestab, küll tekib siia ka sellised, aga võimalus on sul ka ise see põnt luua. Et leiad 5, 6, 7 head sõprannad, ostate kamba peale ühe kunstiteose näiteks, see ka üks on osalusmõte. Muuseas, see on isegi Eestis olemas. On olemas? Sõpruskonna. Mina mõtlesin, et äkki peab hakkama kunstile asenduskodusid pakkuma, et nendele teostele, mis keegi on ostnud, aga kodus näha ei taha, siis äkki kellelegi teisele meeldib, et see võib ka olla jah, sest... Kui koos ostetud, siis tahaks
Euroopas on päris palju fonde praegusel hetkel registreeritud, mille põhitegevuseks on kunsti ostmine ja selle kogu väärtuse kasvu tagamine. Vahepeal, kui nad on omanud seda kunsti, nad ka siis rendivad seda välja, deponeerivad seda, esitlevad, sest veel kord, kunsti väärtus ajas ei kasva mitte keldris näoga vastu seina olles, vaid juhul, kui sa oled Amsterdamis, või seal muuseumi väljakul, oma kogu teosed pannud, aastad läbib seda 7,5 miljonit inimest. Kui kas või 1 miljon inimest aastas näevad sinu kogu teoseid ja seda teost, siis selle väärtus kasvab. Ehk kunsti väärtus ei kasvab mitte keldris, vaid kasvab siis, kui inimesed seda näevad. Ja see on nende fondide tegelikult põhiline asi, mida neile ka ette heidetakse natukene, et see on see nii-öelda double dipping fondid, ehk nad teenivad raha kunstiväärtuse kasvult, aga nad ühtlasi ka manipuleerivad kunstiturgu sellega, et nad võtavad just enda kogus olevad teosed ja esitlevad neid kõige ägedamaid ja kõige kihvtimaid ja kõige kasvavamaid ja siis 5 aastat hiljem, kui fondi lõpp on tulemas, nad realiseerivad nad mitte korraga, vaid teoshaaval ja leiavad endale väga head oksjonimajad, kelle kaudu seda kõike välja. Aga Liiner, see ei erine ühest erakapitalifondist, mitte millegi poolest, te saate võimendada ka tõesti kunsti. Kõik on lõpuks mäng, aga tahtsin siinkohal lihtsalt kasutada võimalust ja tunnustada Eesti Kunstimuuseumi, kes teeb väga tihedat koostööd erakogudega ja ei ole mitte olnud ainult Reigo kunstikogu näitus Mikkeli muuseumis, vaid ka mitmed teised ja tänagi oleme ju siin lõpuks selle vihmavarju alla kogunenud. Kas kellelgi on veel ühe küsimuse, saan veel võtta? Ja, palun. Mul on peegeldan Soome ajakirjandus käivad diskussiooni, mis on pikalt käinud, mis puudutab seda sama metseenlust. Ja seal on küsimus olnud selles, et populistid tekitavad ühiskonnas seda põnkumist eliidi vastu ja selle eliidi puhul ei peeta silmas mitte poliitilist ega rahavõimu, kelle käes on tegelikult, vaid selle eliidi nii-öelda hulka arvatakse just nimelt kultuuritegelased, professorid, haridustegelased, ehk selle vastu ollakse, ehk tekitatakse ühiskondlikku fooni nagu selle. Ja nüüd metseenluse puhul siis kui siin oli juttu sellest, et metseenlus peaks just nagu, et selle definitsiooni järgi on see, kes ei afišeeri ennast ja küsitakse ka ettevõtete käest, et miks te toetate ühte ja teist ei toeta. Et siis see väide pigem on see, et vastupidi, et see, kes nagu kunsti või kultuuri toetab, ta ei tohiks ka mitte mingil juhul teha tagasihoidlikult ja nii-öelda oma lõbuks, vaid lööma jalaga ukse lahti ütlema, mina toetasin, mina olen rikas, mina toetasin seda. Ja see tähendab tegelikult seda, et ühiskond tajub seda hoopis teistmoodi kui väärtust. Kunstnik ise tuleb ja ütleb, et ma tegelikult olen täitsa hea kunstnik. Et nii-öelda kasutada seda positsiooni selleks, et ühiskond nagu mõistaks rohkem seda, et see toetus või finantseering kultuuri ei tule mitte nagu, et see ei sünni pühast vaimust ega parsil, vaid et päriselt keegi paneb sinna alla raha. Ehk selle jaoks, ütleme, see kunsti toetaja, metseen, sponsor, kuidas iganes seda nimetada, et siin on väike nagu selline pall kultuuriakirjandusele, kes selle raati seal Taltriast presidentist ära kustutab, aga ta ei pruugiks seda teha. Aga see põhimõtteliselt oligi ju vastus mitte küsimus. Jah, ma just tahtsin öelda, et selle väikese sütitava kõnega tegelikult võikski tõmmata meie vestlusele joone alla. Ma väga tänan meie kõnelejaid, meiega olid Reigo Kuivjõgi, Linnar Viik ja Monika Kallas-Anton ja mina olen Kadri Tähistev.